Tervist hea Eksperteetris saate jälgija. Uus külaline, uus teema. Täna on külas Susan Pihel. Tere Susan, sa oled teadmussiirde doktorant. See ei ütle veel midagi vaatajale väga, varsti räägime. Aga sa oled ka toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusest. See veel ka ei ütle seda, miks seda saadet peab vaatama. Aga minu esimene küsimus ütleb, mida peab sööma, et elada vähemalt 100-aastaseks? Tere ka minu poolt. Kogemus endal puudub, ei ole 100-aastaseks veel elanud, aga minu senise kogemuse põhjal ma ütleks, et võimalikult mitmekesiselt. Et ei tasu kuskile äärmustesse laskuda, mida rohkem mitmekesisem meie toidulaud on, seda tervislikumalt ja rõõmsamalt tunnevad meie kõhubakterid, kes meie sees toimetavad. Nii et kui süüa hommikul chipsi, lõuna ajal burgerit ja õhtul friikartuleid kastmega, siis ongi ju variatiivsest päris suur. Jah, seda võib ka teha vahel harva, aga ikkagi pigem ka värskeid asju, fermenteeritud asju, liha, kala, et mitte varieeruda ainult selle väga kõrge rasvasisaldusega toiduga, aga lisada ka ikkagi vitamiine ja kiudaineid sisaldavaid toite oma menüüsse. Sina oled täna doktorandina ja selles samas fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses, mida ma pean maha lugemast, et see on keeruline välja hääldada. Töötavana sa oled kõige värskemate andmetega kursis. Miks see fermenteerimine on oluline? Mida see siis annab? Mida need toidud meile annavad ja millised need on? Ütleme nii, et fermenteerimisega mina otseselt ei tegele. Mina tegelen ikkagi inimese soolestiku mikrobiota andmete analüüsiga ja senini me oleme näinud, et fermenteeritud toidu söömine siis rikastab meie soolestiku mikrobiotat just eeskätt piimhappebakteritega. Ja need on meie tervisele kasulikud. Kus me neid saame? Keefirist? Keefirist, hapukapsast, kimchist näiteks tänapäeval, hapendatud köögiviljadest, kurgist. Aga siinkohal jah, ma tahakski rõhutada, et kuna eestlane ütleb tihti, et oi, jõulude aeg me sööme väga palju hapukapsast, et ma olen väga tervislik, siis kui see hapukapsas on panni pealt läbi käinud, siis kahjuks piimhappebakterid me sealt elavana enam kätte ei saa ja nende toime nii-öelda organismis ei avaldu. Kiudaineid saame küll, aga piimhappebakterid on kahjuks surnud, kui nad panni pealt üle lasta. Sa vist ütlesid ka, et see temperatuur oli see 40. No umbes niimoodi kaudu, et igal juhul mitte rohkem, et siis... Et kui me panni peale paneme, siis on ikkagi see küündib sinna 100 kraadini, et seda nad kindlasti ei talu. Värskelt hapendatud kurk, või tähendab hapendatud kurk, mitte värskelt hapendatud kurk, küllap ta oli kunagi värske kindlasti, aga hapendatud kurk, hapendatud kapsas, keefir, oskad sa veel nimetada, mis on oluline selleks, et meil see mikrobiota on, mis meie sees on, et ta tunneks ennast hästi, meie ka see. No need on põhilised, kus me saame nii-öelda piimhappebakterid, aga samas soolestikubakterid ise, kes meil juba soolestikus on, nemad tahavad ka süüa, nemad toituvad valdavalt kiudainetest, ehk siis fermenteeritud toiduga me saaks natuke rikastada oma soolestiku mikrobiotat, aga kiudained on siis nendele bakteritele söögiks, sest nad tunneksid ennast hästi ja paljuneksid ja püsiksid seal. Ja seda me puhtalt sellest burgerisaiast, kui tulla selle jutu alguse juurde, saame vähe võitu. Jah, ütleme kust saame rohkem? Teraviljadest, köögiviljadest, erinevatest põhilised kiudaine allikad, lisaks ka veel pähklid. Need, kes tahavad hästi tervislikult elada, lähevad ja ostavad endale supertoitu poest, millele on tehtud head reklaami, et see on supertoit. Näiteks mõni jogurt või keefir, millele on öeldud, et sinna on pandud seda head bakterit sisse. Mujal keefiris võib-olla on, võib-olla ei ole, aga vaat meil on see bakter olemas. Et mis sa arvad sellest, kui on üks niisugune bakter eelistatud? Kui väga pikalt tarbida mingit väga, ütleme, supertoitu, kas vist kiudainet segu puhul või kui jogurtina, siis võib tekkida samamoodi tasakaalustatus organismis, et me rikastame seda ühte niši väga tugevalt ja soodustame ühtede bakterite kasvu, kuigi nad on nii-öelda head. Aga siinkohal tuleb ka välja see, et liiga palju head ei ole terviku mõttes ka hea, et me hakkame ikkagi kalduma äärmusesse, et organismi seisukohal peab olema tasakaal. See tähendab seda, et tuleb tarbida kõike ja võimalikult suure amploaga.
Et kui me sööme ühte sorti kiudaineid, see tähendab seda, et me toidame ühte tüüpi baktereid, kes siis on eelistatud kasvutingimustes ja nemad hakkavad vohama nii-öelda meil soolestikus. Ja teised jäävad tähelepanuta, see näiteks käib mõne sellise toote kohta, milles ongi öeldud, et me peame seda juurde sööma, sest et me sööme tavaliselt mitte just liiga palju kiudaineid, vaid pigem vähevõitu kiudaineid, et siis on inimesi, kes paar korda päevas võtavad lusikatäie psülliumit, kui see on tuttav televaatajale, et lusikatäie psülliumit tuleb välja, et ainult see ei pruugi tekitada meie kehas sellist mitmekesisust, mida me loodame. Jah, sest psülliumi tarbimisega me rikastamegi konkreetselt nende bakterite kasvu, kes siis suudavad psülliumit nii-öelda metaboliseerida ehk tarvitada toiduks. Et siinkohal ma soovitakski, et mitte jääda kinni ühte kiudainesse, vaid siis kui tahta toidulisandina võtta, siis teha psüllium, järgmisena võtta inuliin või võtta mingi teistsugune pektiin, et teine kiudaine juurde, et varieerida neid, et mitte nii, et ma 3 aastat järjest nüüd süün iga päev psülliumit, et siis ilmselgelt ma arvan, varsti tekib mingisugune probleem sellel inimesel. Kas siis kõhupuhitused või mõned tõsisemad terviseerad. Miks see kõik on nii oluline? Miks on see oluline, et me teame, milline on inimese mikrobioom ja et me muretseme selle pärast üldse? Mida see teeb meie kehas? Tänapäeval üha rohkem kirjeldatakse, et inimese soolestiku mikrobiota on seotud kogu meie organismi heaoluga ja paljud haigused, just nimelt elustiili haigused, nagu tänapäeval räägitakse väga palju diabeedist, just teist tüüpi diabeedist, et need saavad alguse meie toitumisharjumustest, toitumisharjumused omakorda mõjutavad meie soolestiku mikrobiotat ja see, kui see on tasakaalust väljas, siis hakkavad tekkima mingisugused haiguslikud seisundid. Aga teisest küljest jälle meil ei oleks iseenesest ravimeid peale vaja, vaid me saaks reguleerida oma toitumisega või siis erinevate funktsionaalsete toitude tarbimisega selle uuesti nagu tasakaalu tagasi nihutada. Ehk siis meil ei ole vaja neid esmalähenduses võib-olla ravimeid, mis siis blokeeriksid mingisugused signaalirajad, vaid lihtsalt oma elustiili muutmise ja toitumisharjumuse muutmistega me saame ennetada või siis leevendada mingisuguseid sümptomeid. Kuidas ma saaksin teada, mis minu soolestikus toimub, et mida ma siis peaksin sööma ja mida ma peaksin vältima? Iseenesest Eestis saab teha soolestiku mikrobiota analüüse, SYNLABi kaudu saab neid minu teada teha ja ELSAVI kaudu, et saab täitsa oma fekaalproovi anda ja sealt sekveneeritakse, ühesõnaga tuvastatakse, kes bakteritest elavad ja see kooslus nii-öelda saad nimekirja, kes su soolestikus elavad kõik. Nüüd selle tõlgendamisega jah, tänapäeval seda tõlgendatakse omamoodi, aga AI aitab. AI aitab ka kindlasti, aga siiamaani on väga keeruline defineerida terve inimese soolestiku mikrobiota kooslus, kuna me ei tea täpselt, kes on terve inimene. Ja need soolestiku mikrobiota kooslused on ka igale indiviidile omapärased. Et kui seda nüüd pikaajaliselt jälgida, siis tihti me näeme, kas kui toimuvad mingid suured muutused, siis ilmselgelt inimesel on kas siis välised mõjud, näiteks antibiootikumide tarvitamine või mingisugused häired tema igapäevaelus, et need on tuvastatavad kõik. Vanasti me mõtlesime seda, et meie emotsioone juhib ainult aju ja kõik, mis on kõhuga seotud, on see, mis toodab meile energiat nagu üks suur tuumajaam. Kas nüüd tuleb välja, et hoopis see, mida me sisse sööme, mõjutab meie ajutegevust ja meie meeleolu? On see nii? Soolestiku ajutelge tänapäeval on ka väga palju juttu olnud, et kõik, mis soolestikus toimub, need ained, mis sünteesitakse, ka vitamiinid ja erinevad metaboliidid, et need mõjutavad ka meie mõtlemist ja meie ajutegevust. Need on väga tihedalt omavahel seotud. Et näiteks 90% serotoniinist, mis on õnnehormoon, sünteesitakse tegelikult meie soolestiku bakterite poolt. Et kui meil neid baktereid ei ole, siis me võib-olla ei ole ka nii õnnelikud, kui võiks olla. Et armastus käib ikka kõhu kaudu. Ja seda kõhtu võiks siis toita, ma saan aru, mitmekesiselt, et selle jätavad vaatajad meelde, küllap juba teavad, et see peab olema mitmekesine ja lisaks siis ka selliste toiduainetega, ehk et kiudained, kindlasti oluline, ja ka need bakterid ehk et siis fermentiseeritud toiduained. Fermenteeritud toidud, jah.
kui tahaks ise midagi teha ja ise midagi ette võtta, kas nende fermentiseeritud toitude tegemine on keeruline? Ma ei ütleks, et need keeruline on, võib-olla aeganõudev. Et me kõik ju teame, et tuleb oma vanaemad üles otsida, vanaisad ja küsida, kuidas neid hapukurki tehti. Et ma arvan, lähitutvusringkonnas kõigil meil on keegi, kes oskab hapukurki teha ja meie töö juurest on ka Rain Kuldjärv andnud välja fermenteerimise aabitsa. Ehk seal on kõik retseptid olemas, et kuidas kimchit teha ja kuidas kurke hapendada. Ja ei pea ainult kurke hapendama, et pannakse sinna hapnema ka kõik porgandid, õunad, redised. Ja midagi halba sellest ei juhtu, liigselt puhitusi või jumal teab mingeid muid terviseprobleeme? Mida süüa, et kui inimene pole harjunud sööma neid fermenteeritud toite ja ta läheb esimesel päeval ja sööb neid väga suurtes kogustes, siis ta võib kindel olla, et tal tekivad need puhitused, sest organism ei ole harjunud lihtsalt sellega. Aga kui niimoodi vaikselt hakata väikeste kogustega organismi harjutama ja regulaarselt, siis ei tohiks probleeme olla. Mis on hea kogus? Kui palju peaks olema, kui palju me võiksime süüa päevas fermenteeritud toiduaineid? No ütleme niimoodi, vähemalt 150 grammi võiks see portsjon ikka vähemalt olla. Et meie ühes terviseuuringus, mis me tegime, kus me inimestel palusime süüa fermenteeritud köögivilju, siis 3 nädalat nad pidid neid tarbima ja me alustasimegi leebelt, et nagu koguseid tõstas skeemi järgi. Esimene nädal nad tarbisid 50 grammi, lisaks tavamenüüle, teine nädal 100 ja viimane nädal siis 150 grammi fermenteeritud köögivilju. Et see kellelgi tagasisidena me ei saanud, et keegi oleks väga suured probleemid tekkinud puhituste näol või millegi näol. Et see oli täiesti talutav inimestele. See oli ka üks huvitav niisugune fakt, mida võib-olla ei teadnud varasemalt, et esiteks seesama nii-öelda bakterite kooslus on kõigil inimestel natuke erinev, ehk et sa siin tarvitasid võrdlust sõrmejäljega. Miks see nii on? Sest iga indiviid on esiteks juba sünnist alates, kui inimese soolestiku mikrobiota määratakse, ütleme, et esimese 3–5 eluaasta jooksul. Meie sünniviis on erinev, kas keisrilõikega normaalsel teel. Meie esimesed toidud on kõigil erinevad, keskkonnategurid, kus me elame, palju me ravimeid saame, palju me liigume, kõik see on see kogu kompoti, mis kindlaks määrab ja kuna me kõik ei ela ühesugustes tingimustes, siis kujunebki erinevaks. Millal sinu või sinu kolleegide artiklite tulemusel me saame teada, milline on ideaalne bakterikooslus? Kuhu poole tuleks püüelda? Kogu aeg üritame sellega täpsemaks minna, et paar päeva tagasi just saime oma viimasele käsikirjale rohelise tule, et nüüd lähipäeval peaks ilmuma meie artikkel, kus me kirjeldame siis 1826 valdavalt Eestis elava indiviidi soolestiku mikrobiota kooslust ja üritame seal seoseid leida erinevate terviseparameetritega. Et kes on huvitatud, siis varsti saab lugeda. Me rääkisime sellest, et on olemas need nii-öelda toiduained, millesse on koondatud ühte tüüpi bakterid ja et nende asemel tuleks eelistada variatiivsust ja rohkemate bakteritega fermenteeritud toiduaineid. Aga kuidas suhtuda soovitustesse, et meid aitab tablett? Ehk et tabletist on võimalik saada see õige kogus baktereid? Minu isiklik arvamus on see, et tabletid võiksid jääda viimaseks variandiks. Ehk juhul, kui näiteks arst kirjutab antibiootikumi kuuri, see on vältimatu, peab teha. Võtame need probiootikumi tabletine juurde. Aga kas nad aitavad? See on küsitav. Esiteks, me ei tea täpselt, kas need on ka elusad, kes seal kapslis sisalduvad need probiootikumid. Kui nad elusad ei ole, siis järelikult nad mingit toimet meile ei avalda. Teisest küljest on see, et kas me teame täpselt, milliseid tüvesid me tahame sisse süüa endale. Et me tahame jälle võimalikult mitmekesiselt, aga kui me lähme apteekis, me näeme, et neid on väga palju neid tüvesid, et millist siis võtta ja millist eelistada. Et pigem, kui vähegi võimalik, siis kätte saada need toidust, sest kui on sa sööd fermenteeritud toitu, mis ei ole praetud, siis järelikult, kuna see protsess on toimunud, nad on elusad
ja kuna see on kehale palju omasem süsteem, siis ta omastab, ma arvan, neid ka palju lihtsamalt sealt. Iseenesest, kas nad seal soolestikus meil ka püsima jäävad, see on juba teine teema, et see sõltub organismist ja sellest, kes seal ees teda ootavad. Mida teha selleks, et soodustada nende ellujäämist, püsima jäämist, Tarbida kui me oleme lisaks- kord juba söönud neid? Tarbida lisaks ka kiudaineid ehk siis anda neile süüa on esimene soovitus. Aga vahel on ka näidatud, et inimestel, kellel on väga tasakaalust väljas soolestiku mikrobiota ja kui üritada sinna näiteks bifidobakterid istutada, siis see võib-olla ei õnnestugi, sest organism lihtsalt ei suuda neid enam, nad ei suuda sinna pesastuda ja organism ei suuda neid omaks võtta. Ometi inimesele on nii lihtne võtta seda ühte tabletti hommikul, et kas farmakoloogia üldse liigub sinna kanti või siis toidulisandid? Et näete, sööte selle ära ja teie soolestik ongi korras. No osadele kindlasti, et mõndadele inimestele see mõjub, aga teisele ei pruugi üldse toimet avaldada, et seda on raske öelda. Et igaüks peab selle oma nahal läbi proovima ja kui talle tõesti mingi probiootikum sobib, ta näeb sellest efekti, siis miks mitte? Kuid sinu soovitus on selge ja lihtne. Sööge päris toitu. Just. Ja võimalikult mitmekesised. Avame veidi siis seda doktorantuuri teemat ka. Et on võib-olla mitte liiga palju neid inimesi või on vähe neid inimesi, oleks õige öelda, kes teavad, mis on teadmussiirde doktorant. Kes sa oled? Mina olen teadmussiirde doktorant, see tähendab seda, et ma oma teadustöö teen ettevõttes, kus ma töötan, ehk siis aktsiaselts TFTAC-is. See on seesama Toidu- ja fermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskus, jah, just. Ja ülikooli pakub mulle siis puhas seda akadeemilist poolt, mis tuleb õpingute käigus ära formuleerida. Et aga jah, minu töökohustused ja minu doktoritöö on valdavalt siis ettevõttes. Ja mul on ka 2 juhendajat. Teadustööpoolne juhendaja on siis ettevõttest Ekaterina Kasantseva ja Tallinna Ülikooli poolt on siis akadeemilise poole pealt on mul ka juhendaja. Kas sa julged inimestele või määratleda mingid kriteeriumid, millisel hetkel võiks üldse mõelda seda, et oi, minu tänane töö võiks olla alus minu tulevaseks doktoritööks või siis artikliteks? Oma kogemusest ma võin öelda, et minul ei olnud väga suurt ambitsiooni peale magistratuuri kohe doktorantuuri edasi minna, et tegelikult mind suunaski sinna minu töö, et mul oli vaja seal juurde õppida, areneda ja mul töö juurest põhimõtteliselt pakuti, et aga miks mitte, sul on niikuinii on sul vaja töö juures artiklit kirjutada, sul on vaja seda andmeanalüüsi õppida, et miks mitte teha seda doktorantuuriga käsikäes. Ja nii ma siia doktorantuuri sattusingi. Nii et sisuliselt oled sa ikkagi, teed seda sama tööd, mis sa oleksid ka muidu teinud. Täna tuleb Tallinna Ülikooli poolt selline teaduslik raamistik sinna juurde ja teadusepoolne tugi sinna juurde, metoodikate ja kõige selle poole pealt. No, ütleme nii, et see teaduspool tuleb ikkagi ettevõtte poolt, aga see, et sa oled doktorant, see annab sulle võimalusi võib-olla mujalt maailmast nii-öelda neid õppimisvõimalusi ja võimalusi liikuda ja näha, kuidas teised teevad, annab juurde lihtsalt. Kus sa oled liikunud, milliseid võrgustikke oled avastanud enda jaoks? Konverentsidel olen käinud, nüüd hetkel käisin just aprillis Madridis, õppisin bioinformaatilise poole pealt, osalesin ühel workshopil. Et niisugused riburada pidi saab käia ja konverentsid on põhiliselt, kus käia ja näha, mis teised teevad ja üritada siis järgi teha. Aitäh, Susan, selle intervjuu eest, nende heade soovituste eest inimestele toitumise osas ja aitäh selle eest, et tutvustasid, milline on teadmussiirde doktorandi elu. Aitäh. Ja aitäh, hea Eksperteetris saate jälgija, kohtumiseni juba uues episoodis.